sõber, mina olen Loolale Anna ja täna ma olen Eesti Vabaõhumuuseumis. Vanasti oli igal pereliikmel väga tähtis roll majapidamises ja laste ülesandeks oli tihtipeale loomade karjatamine. Kutsun sind koos minuga seiklema karjapoiss Antsu jälgedes ja täna muutub Loolale Anna karjatüdruk Annaks. Nüüd ma olen küll valmis kogema, milline oli karjalapse päev. Vaata, mul on seljas linased riided, linane särk, linane seelik, villased sokid ja pastlad. Ja see siin on sõlg ja see on kaelakee, mis on tehtud seemnetest. Nii, mina olen valmis. Tule lähme nüüd seiklema, aga meiega pidi tulema karjakoer Muri ka kaasa. Muri, kui sa oled, Muri, kus sa oled? Sõbrad, mina ei leia Murit. Kas sina aitaks mul teda otsida? Kutsume koos. Muri. Seal sa oledki. Sõbrad, tulge lähme. Muri, juhata teed. Muri. Oota, ma tulen. Karjalapse päev algab väga vara hommikul, aga enne kui kogu pere ärkavad linnud. Tule koos minuga lindude hommikukontserdile. Igal linnukesel on oma laul ja kui panna linnukese laulu peale sõnad, siis jääb see laulukene palju lihtsamini meelde. Näiteks väike lehelind. Kuuleme, kuidas ta laulab. Minu jaoks see kõlab nagu silk-sälk. Laulame koos. Silk-sälk. Päris hästi. Vaatame veel. Kas sa kuuled, see on kägu. Kägu teeb kuku. Tee koos minuga. Kuku. Pärast seda, kui kõik on üles ärganud ja mõnusa hommikupudru ära söönud, on aeg minna karjamaale. Suuremad lapsed saavad karjatada hobuseid või lehmi, aga väiksemad lapsed vaatavad sigu, hänesid või kanu. Vaata, siin on karjuse mõõdupuu. Mida pikem sa oled, seda suuremat looma sa saad karjamaale viia. Vaatame, mis looma mina saan karjamaale viia. Väga tahaks hobusega minna, aga ma vist ei ole piisavalt pikk. No nii, et mina viin täna karjamaale hoopis lehma. Lähen ajan teda laudast nüüd välja. Tere hommikust, Kalli! Kuidas sa ka magasid? Sina täna tuled karjamaale koos minuga. Tule lähme. Tule, Kalli. Tule. Kalli, no tule koos minuga. Mina täna tulen sinuga karjamaale. Tule. No tule, lähme. Tule. Kas sa magasid täna hästi, Kalli? Kas sa nägid ka unenägusid? Mina nägin unenägusid. Mina nägin ja ma seiklesin nii palju metsas täna. Vot, saame koos sinuga ka koos praegu seigelda.
Kui loomad karjamaal söövad, sisustavad lapsed enda aega looduses ringi uitamisega ja uurimisega. Näiteks võib uurida jälgi tee peal, kes täna siin käis. Mina ka leidsin mõned jäljed. Vaatame, kes siin oli. Nii. Vaata, kui suur jälg. Mis sa arvad, kelle jälg see võiks olla? See on hobuse jälg. Ja siin on veel väga põnevad jäljed. Kas need on meie pingviini jäljed? Meil laulus on pingviin, tal on sellised jäljed. Oi, see on hoopis Hani. Aga mis sa arvad, kelle jäljed need on? Need on kitse jäljed, nii suured. Oi, neid jälgi ma tean. Selline üks suur auk ja loeme kokku, mitu väikest auku siin on. 1, 2, 3, 4, 5. Mis sa arvad, kelle jälg see võiks olla? See on karjalapse jälg, muidugi see on inimese jälg. Siin on veel jälgi. Vaata. Selline on kana jälg, see on ikka väga suur jälg. Lehmajälg, see on nagu minu Kalli lehmajälg ja see on, kas see on koerajälg? Ongi koerajälg. Kalli, tule, lähme edasi. Tule. Ja õnneks on karjalapsel aega päeva jooksul ka teiste lastega mängida. Tšau, Liisu, tule, lähme mängima. Sõber, kas sina tunned puulehti? Milline nendest on vahtraleht? Kas see on vahtraleht? Ei. Kas see on vahtraleht? Ei. Kas see on vahtraleht? Jaa, see on vahtraleht. Sügisel nad lähevad hästi värviliseks. Püüame õhtuks kala. Nii, ma tahan seda suurt püüda. Mul vist ei ole täna midagi perele viia. No ma proovin ühe korra veel. Sain kätte! Kalli! Tule edasi! Tule! Kallikene, vaata, siin on nii pikk muru. Sa saad siin endal kõhu täis. Söö, Kallikene, söö. Kas maitseb hästi? Sõber, aga tead, minul läks kõht ka täitsa tühjaks. Vaata, ema pani mulle kaasa moonakoti ja siin on üks koht, kus me saame süüa ja siis natuke heinakuhjas pikutada. Tule! Kalli, sina jääd siia. Ära sina kusagile mine, eks ma varsti tulen tagasi. Vaatame, mida ema mulle täna kaasa pakkis.
Tohoh, küll on tänapäeva karjalapse elu hea. Mul on siin kaasas üks võileib. Kamajook, õun ja keeks. Head isu. Kõht on nüüd täis. Lähen küüni pikutama, lasen leiba luusse. Muri, mis sa vaatad? Mis seal on? No, ära hurise, kõik on hästi. Mis seal on? No ma lähen siis ka vaatan. Kas sa oled tähele pannud, et mõni koht metsas on kuidagi eriliselt salapärane? Siin on kõrged puud ja suured kivid, mis on samblaga kaetud. Ja veel, siin võib kuulda sosinaid. See on püha mets ja need võivad olla haldjate sosinad. Teeme nii, et me oleme hästi vaiksed ja proovime kuulata, mida me siin kuuleme. Vanasti usuti, et mets on elav, sest et ta andis inimestele toitu ja puitu, millest sai maju ja sooja. Nii et inimesed tänasid metsa ja tõid siia ohvreid. Nad arvasid, et siin elavad haldjad, vaimud ja metsajumalad. Ja kui sa oled nende vastu hea, siis nemad annavad ka sulle kõike, mida sa soovid. Näiteks head ilma, et oleks hea vili sellel aastal või et loomadele ei tuleks mõni kiskja peale. Mis sa arvad, kas meie võiks ka jätta mõned ohvrid, et näiteks meie loolele sõbrad oleksid terve aasta oleksid väga terved. Mis sa arvad? Vaatame, mida me saaks metsahaldjatele jätta. Ma võtsin kodust kaasa mõned asjad. Mis sa arvad, mis nendest võiks metsahaldjatele meeldida? Kas metsahaldjale võiks meeldida üks mänguasi? Tšau. Tal vist äkki ei ole sellega midagi teha ja kui me metsa jätame mänguasja, see muutub siin ruttu prügiks. Ja ärme mänguasja küll jätta siia. Kas me võiks siia jätta ühe porgandi? Kindlasti metsas elavatele loomadele meeldiks porgand, eks? Nii, jätame porgandi ja siis mul on siin üks komm. Mis sa arvad, kas komm võiks meeldida metsahaldjale? Ma arvan, et kui me jätame siia kommi, siis ta samamoodi muutub prügiks, aga me ju metsa prügi ei too, eks? Ja ärme kommi küll jätta metsahaldjatele. Mina arvan, et õun võiks metsahaldjatele küll meeldida. Jätame õuna ka siia. Nii, armsad metsahaldjad. Me väga sooviks, et meie head sõbrad oleksid sellel aastal väga terved. Tule, ma leidsin. Vaata,
Mina arvan, et Haldes elab siin. See on tema koduke. Teda vist praegu kodus ei ole, aga ta kindlasti elab siin. Haldes, kui sa kuuled mind, siis me jätsime sulle sinna suure kivi peale natuke toitu. Ole siis meie vastu hea, eks? Ja meie lubame ka, et meie oleme metsa vastu head. Metsas ei tohi lärmata ja siit sellistest püha metsadest ei tohi mitte midagi ära viia. Vot, oleme tublid. Kas sa ka kuulsid midagi? Ma kuulen hunti. Kaili, mine ruttu edasi, seal on hunt, me peame ruttu tema eest ära jooksma. Nii, kuidas ma saaks hunti ehmatada? Ma tean, ma jätan siia liivale suure karu jäljed. Vaata, siis ta arvab, et siin just käis karu ja äkki ta ei tule meile järgi. Nii, nüüd on vaja ruttu joosta. Ma ikka veel kuulen hunti. Kaili, me peame jooksma. Sõbrad, selleks, et hunt jookseks ära, meil on vaja teha väga palju häält. Ma tean. Nii. Oled sa valmis? See tuleb väga vali. Kuuleme, kas hunt on veel lähedal või ei ole. Siinpool ei ole. Me jooksime nii kiiresti, aga tundub, et hunt ei ole. Tundub, et me pääsesime sel korral. Huntidega peab olema ikka väga kiire. Ma loodan, et ei tule rohkem täna meid siia sinuga kiusama. Kaili, lähme nüüd koju. Tule, lähme koju. Tule. Kuhu me siit lähme? Kas me lähme vasakule või lähme paremale? Lähme vasakule, lähme. Ma lähen ka siia ja vasakule jälle. Ma lähen jälle vasakule. Mulle tundub, et ma lähen vasakule. Aga ma olen juba ju selle kivikese peal juba seisnud üks kord. Ma vist eksisin ära. Metsas peab olema ikka väga tähelepanelik. Nii, hakkame nüüd hästi tähelepanelikult vaatama, kust ma tulin. Ma tulin sealt.
või ma tulin sealt. Sõbrad, kuhu ma peaksin minema, kas paremale või vasakule? Lähme seekord paremale. Lähme paremale. Mulle tundub, et ma seal juba käisin. Lähme nüüd siia vasakule. Tee sai otsa. No lähme siis tagasi. Lähme tagasi. Kalli! Kalli, kuhu ma pean minema? Muri! Kalli! Kalli on seal. Ma lähen tema järel, sest et tema ju teab, kus on kodu. Metsas on ikka väga lihtne ära eksida. Tuleb olla väga tähelepanelik. Õnneks Muri ja Kalli aitasid mind metsast välja. Meie tee on sinna. Me peame sinna minema. Natuke on veel minna. Näed, see ongi juba minu kodutee. Minu kodutalu juba täitsa paistab. Aga selleks, et kodused oskaks mind oodata, ma pean andma nendele märku, et ma olen juba siin. Vaata, mina annan märku nii. Kikiriki! Tule kire koos minuga. Teeme koos. 1, 2, 3. Kikiriki! Nüüd nad teavad. Hurraa! Lähme koju. Kalli, tule ka, tule. Päris pikk päev on selja taga, aga ma lõpuks jõudsin koju. See ongi minu taluhoov, aga enne, kui me saame minna sööma, meil on vaja veel mõned ülesanded ära teha. Tule koos minuga. Oi. Kaalikas. Oi. Porgand. Või veel üks kaalikas. Nii. Köögiviljad on korjatud, aga mina pakun, et me veel korjaks lauale ühe ilusa lillekimbu. Tule, lähme. Kollane on tibuvärv, sinine on taevavärv, punane on lepatriinu värv. Milline on sinu lemmikvärv? Siu. Karjalapse päev nüüd ongi läbi. Ma olen päris väsinud ja nüüd ma lähen koju. Tšau! Nüüd on aeg tagasi muutuda Loolale Annaks. Sõbrad, selline oligi tänane seiklus. Näeme varsti jälle. Tšau!